Tere tulemast Meesteleht testib rubriiki. Täna on meil testimiseks Bentley Continental Flying Spur. Auto on aastast 2005. Edasi liigutab teda 6-liitrine 2 turboga 2V12 mootor, mis toodab 412 kilovatti. Autol on all 21-tollised Bentley Mulliner stiilis väljad ning auto ise originaalis tegelikult on tumesinine, aga omanik on üle kiletanud selle siis satiinvalge pärlmutterkilega, mis mulle isiklikult väga meeldib. Teeme selle autoga kiire tiiru, toome välja 3 plussi, 3 miinust ning mõtleme välja, kellele see auto tegelikult siis sobida võiks. Lähme teeme kiire sõidu. Nii, ja natuke lähemalt ka siis sõidust. Et esmalt, mida märkad, kui autosse istud, on see, et mootor on niisuguse hästi mõnusa madalurinaga, et ei ole absoluutselt häiriv. Tahaks tegelikult natukene rohkem gaasi anda kogu aeg, et seda mootori häält kuulda. Üldiselt siis sõidukarakter, vedrustus on pigem üsna pehme, siuke mõnus, ujub üle erinevate konaruste, aga kurvidest tasub siis natukene ettevaatlikum olla, et seal auto ikkagi annab teada, et ta on natukene raskem ja tahab ikkagi natukene hakata ujuma ja kurvidest siis vedrustuse peal vajuma. Aga müratase näiteks sõidul rehvimüra on üsna vaikne, kuna kuigi on 21-tollised väljad all, siis seda rehvimüra kuuleb ainult kuskilt tagaotsast, et seda isegi te ei pane väga tähele. Ja tegelikult on sama ka tuulemüraga, et tuult võib-olla kuuled kuskilt peegli juurest, aga seda ka pigem siis, kui sa sõidab maanteel ja peegli juurest seda müra kahjuks tuleb suhteliselt igal autol. Et üldiselt kogu see müra tase on madal, siis tänu sellele, et heliisolatsioon on väga hea ja ka klaasid on pakettaknad. Ja samamoodi ka sõidu ajal käigukast, ta on küll juba vähe vanem ZF6-käiguline käigukast, aga siiski tegelikult ei pane tähele seda käiguvahetust, et kogu auto on tehtud ikkagi piisavalt sujuv, kaasa arvatud ka siis kiirendus ja üldiselt see sõit. Nüüd siis 3 huvitavat fakti antud auto kohta. Et kui see auto 2005. aastal välja tuli, oli ta tegelikult maailma kõige kiirem sedaan. Lisaks siis, kuna auto tühimass on 2600 kilo, siis tegelikult selle kohta auto liigub päris hästi. 0-100 läheb 4,9 sekundiga, et seda siis tänu nelikveole ja sellele 2V12 2 turboga mootorile. Ning auto keskel armatuuril ilutseb siis Breitlingi kell, mis tegelikult uuen autot ostes oli hind oli circa 3-4 tuhat eurot. Et üsna kulukas lisa, aga väga ilus siukene nüanss siia salongi. Üldiselt siis salongist natukene lähemalt, et ruumi on nii ees kui taga väga palju. Saad jalad ilusti esiistme alla sirutada, saad jalgadega siin külgedele laiutada, enda istet reguleerida nii, kuidas iganes soovid, panna massaaži, kõrvalistuja saab ka tegelikult siis esimest istet edasi liigutada, et endal seda ruumi veel suuremaks teha. On olemas ka eraldi kliima tagumistele istujatele, ventileeritavad istmed, soojendus, et üldiselt ei jää väga puudu nendest mugavustest. Materjalid on kasutusel siis päris puit, kõige kvaliteetsem nahk, mis Bentley leidis tol hetkel ja erinevad osad, mis võiks olla plastikust, on metallist, näiteks ventilatsiooni siis võred. Tegelikult auto enda vanuse kohta on väga hästi säilinud salongis. Nahk on tegelikult pigem eeskujulik, puit ka mõnest kohast võib-olla näitab oma vanust, aga enamjaolt on ikka väga korralik. Et ainus mida tegelikult ka eesistmel siis näeb, on see, et mõni nupp on võib-olla natukene väsinud, aga samas auto on 20 aastat vana, et see on täiesti arvestatav. Nii kokkuvõtteks siis toon välja 3 asja, mis meeldivad ja mis võib-olla ei meeldi nii palju. Et esiteks, mis meeldib, on siis antud värv autol. Et originaalis tumesinisena ei märka pooligi neid jooni, mis sellel autol tegelikult on. Et hele värv toob neil väga ilusti esile. Siis teiseks meeldib materjalide kasutus salongis. Kogu see nahk ja just need metallosad on väga siukse premium tunde jätavad. Ja kolmandaks siis mootori ja summuti heli. Et ise kui auto koha peal seisab, on see väga siuke mõnus, siuke madalurin. Siis 3 asja, mis võib-olla nii väga ei meeldi. Esiteks on see, et kuna auto on juba tegelikult tänapäeva mõistes peaaegu 20 aastat vana, siis helisüsteem on pigem kesine. Teiseks on kütusekulu, et kütusekulu isegi kui
võib-olla ei pea nii väga raha lugema, siis just see, et see kütusekulu on nii suur, tähendab, et sa pead tankima üsna tihti. Ja kolmandaks on see, et kui auto tegelikult kiirendab päris sujuvalt ja üsna kiiresti, siis maha pidurdamisel on auto raskust väga tunda, et tegelikkuses tol hetkel sa saad aru, et auto on raske, autol pidurid töötavad väga palju. Ja no üldiselt, kellele siuke auto võiks sobida, on inimene, kes otsib just siukest toorest jõudu ja kes ei aja taga seda igat viimset tehnikavidinat oma autos. Et sellistel inimestel on see väga sobiv auto. Et aga jah, kohtume juba järgmises Meesteleht Eesti rubriigis.